Tervitus sõbrad! Kõik on uus septembrikuus ja loomulikult on meie lastel ootus, et kooliaasta alguses kingitakse neile uus telefon. Ja kus me pääseme, me loomulikult peame neile selle uue telefoni kinkima. Aga telefoni kinkimisega seoses tuleb tähele panna, et telefon nii kasulik ja vajalik ja ka informeeriv ja hariduslik vahend, kui ta ei ole, sisaldab endas üsna palju ohtusid ja need ohud ei ole seotud tingimata lihtsalt nutisõltuvuse tekkimisega, vaid sellega, mis meie lasteni läbi mobiiltelefoni võib jõuda. Ja jõuda võib igasugust jama ja selle jama eest on vaja ennast kaitsta. Internetis, nagu sa väga hästi tead, liigub igasugust rahvast ja liigub ka igasuguseid perverte ja veidrikke, kes saavad mõnu ja lõbu ainuüksi sellest, kui nad internetti midagi kahtlast üles laevad. Sa ei usu, kui ma sulle ütlen, aga see on tõsi, isegi YouTube Kids nimelises aplikatsioonis või keskkonnas on sul ja sinu lastel eriti võimalik kokku puutuda sõna otseses mõttes perverssete asjadega kuni mingisuguse animeeritud pornograafiani välja. Aga siin on sulle 3 nippi, kuidas lapsi sellise jama eest kaitsta. Nipp number 1. Jälgi, mida su lapsed telefonis vaatavad. Ma saan aru, et mingist vanusest alates tundub see neile nõme ja nad ei taha, et isa või ema politseinikuna neil kogu aeg õla taga seisab, aga midagi ei ole teha. Teatud vanuses sa pead väga täpselt teadma, millega sinu laps telefonis tegeleb, mis asi see on, mida ta vaatab. Mina olen oma lapsi tabanud mitte küll lausa nagu mingitest ekstreemsetest keskkondadest või mingite eriti jäledate videote vaatamiselt, aga ma olen näinud neid või märganud neid vaatamas materjali, mida ma tegelikult ei tahaks, et nad vaatavad. Midagi ei ole teha, sa pead jälgima, sa pead olema kogu aeg valvel, et mingisugune jama sinu lasteni, ka nagu ma juba nimetada jõudsin, isegi YouTube Kidsi ei jõuaks. Nipp number 2, nii Apple'i App Store kui ka Google Play Store on täis erinevaid äppe, erinevaid programmikesi, erinevaid aplikatsioone, nagu öeldakse, mis tegelikult jälgivad seda, missuguse sisuga lapsed internetis kokku puutuvad. Erinevad kaitsevahendid, kui sellist sõna lubad kasutada. Ma ei tea, kas sa töötad iOS-i peal, kas sinu lapse telefoni jookseb iOS-i peal või on ta Androidi peal. Sõltuvalt sellest, mine ja otsi ja sa leiad kümneid, võimalik, et isegi rohkem erinevaid äpikesi, mis su lapse internetis viibimise natukenegi turvalisemaks teevad. Ja nipp number 3. Kui sinu lapse telefon töötab Tele2 võrgus, ja ta ju töötab, sellepärast et Tele2 võrk on kõige lastesõbralikum ja kõige soodsam võrk, siis lase oma lapse telefonile panna peale lisateenus nimega digikaitse. Digikaitse on niisugune asi, mille jaoks mingit eraldi äppi pole vaja laadidagi, lihtsalt tuleb sisse lülitada ja digikaitse jälgib iga linki, kontrollib iga linki, millele laps võib internetis liikudes mobiiltelefonis sattuda, veendub, et see on turvaline, kõik töötab niimoodi, et su laps ei saa arugi, et ta on kaitstud, aga ta on kaitstud. Tele2 digikaitse on tegelikult kõige tõhusam meetod oma laste turvalisuse eest hoolitsemisel. Ilusat, turvalist, informatsioonirohket septembrit ja kogu ülejäänud õppeaastat, kallid lapsevanemad ja loomulikult lapsed. Näeme jälle!